räägime ringisektori pindala leidmisest. Ja sektor on lihtsalt mingisugune ala ringi pindalast, mis on kahe raadiuse vahel. Ehk siis need kumbki siin on raadius, need oranžidest joontest, siis see siin näiteks on sektor. Või siis sektor võib olla siin. See on ka raadiuste vahel. Või siis me võime teha ühe raadiuse juurde näiteks, ütleme, et siin on ka raadius, väga inetult joonistatud praegu teeskleme, siis see võib ka olla sektor. Ehk siis sektor on lihtsalt kahe raadiuse vahel. Praegu võtame selle sektori siin. Ja ütleme, et siin raadius on 1 sentimeeter näiteks. Ja siis üks oluline asi veel on siin see nurk. See on see kesknurk. Siin ta on, ütleme, et ta on alfa. Ütleme, et praegu alfa on 120 kraadi. Lihtsalt ma suvaliselt valisin. Nüüd, kui me tahame leida sektori pindala, siis kuidas me seda teeme, on see, et kõigepealt mõtleme lihtsalt, mis on ringi pindala. Eks kui ma tahan lihtsalt ringi pindala leida, nagu kõige tavalisem ringi pindala, see on pi r ruut. See on põhikoolist saati kõigile pähe taotud, et see on pi r ruut. See pi r ruut on terve see ring, terve selle ringi pindala. Ja meie tahame ainult mingit osa sellest ringi pindalast, ainult seda sektori osa. Ja kuidas me võime selle sektori osa leida, selle sektori osa siin, on see, et kui me kasutame seda nurka, et arvutada välja täpselt see osa ringist, mis me tahame leida. Ehk siis, kui meil terve ringi see nurk on 360 kraadi, siis me tahame, ma näitan kohe, kuidas me teeme, ma kirjutan siia S-sektor, ehk siis sektori pindala, justkui. Ja nüüd mõtleme kõigepealt, me tahame on ju terve see raadius siin, see on sama, mis siin, ja see on sama, mis siin, lihtsalt igaks juhuks ütlen. Me tahame nüüd leida mingi osa, ja selle mingi osa, kuidas me saame leida, on niimoodi, et me kasutame seda 120 kraadi, ja me 120 kraadi, nii, ja jagame selle 360-ga. Ja miks me selle 360-ga jagame, on see, et terve ringi pindala, või terve ring on 360 kraadi, aga me tahame ainult seda osa siin. Ainult seda osa siin, mis jääb sellesse kohta, kus on 120 kraadi. Ehk siis, mis me tegelikult põhimõtteliselt teeme, see on justkui protsent ja see on justkui see pindala. Ehk siis me võtame teatud protsendi sellest pindalast ainult. Me ei taha tervet, me tahame ainult seda ühte osakest. Ja see on ka hea viis, kuidas seda meelde jättes. Tõenäoliselt sa kasutad seda sektori pindala valemit on ju tihedalt vaid mingi mõne kuu oma kooliajast ja seejärel sul on eksamil seda järgmisena vaja. Või siis, kui sa päriselt elus midagi teed, näiteks ma kujutan ette, et kui sa oled õmbleja, siis sa näiteks kasutad seda on ju ka, siis on hea, kui sul on mingi loogiline viis, kuidas sa saad meelde jätta, kuidas seda leiti, sest jah, sa võid guugeldada, aga eksamil tegelikult ju ei või. Või nagu tõenäoliselt see võtab tükk aega, et guugeldada, samas kui see on lihtsalt loogiline viis, kuidas mõelda, see ei ole ju keeruline ka. See on lihtsalt osa mingisugusest suuremast pindalast. Ja kui me kirjutame selle valemine, siis me ei pane siia on ju 120 kraadi, vaid me paneme siia selle alfa. Sellepärast, et siin nurk võib olla ükskõik mis on ju. Me võime võtta selle ka, me tahame sama valemiga võib-olla arvutada seda on ju. Siis ma panen siia alfa on ju. Et meil võib olla mingisugune muu nurk, aga lihtsalt üldkujul see näeb selline välja. Ja nüüd, kui me asendame siia, siis mis me teeme on see, et kõigepealt meil on pi korrutada r ruudus. R on meil siit, me võtame 1 ruudus. Nüüd korrutame, nüüd on see hetk, kus me saame kirjutada 120 kraadi. Ja siis nüüd on meie ülesanne lihtsalt need numbrid ära arvutada. Pi me jätame nii nagu ta on. Pi korrutada 1 ruudus on 1. 120 jagatud 360 on 1/3. Ja mis me siit saame? Pi korrutada 1 on pi ja siis pi korrutada 1/3 on pi/3. Pi/3 ja kuna meil raadiuses olid sentimeetrid, siis see on sentimeetrit ruudus, kuna meil on tegemist pindala ühikuga. Ehk siis see on see vastus, mis me lõpuks saime. Aga nüüd, kui me tahame, ja põhimõtteliselt, kui sa tahad arvutada seda mingite muude arvudega, siis lihtsalt pane muud arvud sisse. On ju. Oluline lihtsalt on see, et see nurk, mis siin on, see alfa, vastaks sellele sektorile, mida sa otsid. Ehk siis, kui sa võtad on ju mingisuguse, ütleme, et sa võtad selle kesknurga, see ei anna sulle sama tulemust, see annab sulle selle suurema sektori siin. Ehk siis ise saad lihtsalt asendada arvud. Ja nüüd, kui me räägime, praegu me rääkisime kraadidest, aga me võime rääkida ka radiaanidest. Et radiaanid on, kesknurka tähistatakse tavaliselt
tähega X. Või noh, vähemalt nii, kuidas minule on õpetatud. Ma ei tea, mis tegelikult tavaliselt on, ma tean ainult seda, mis on minule õpetatud. Ja kui me selle valemi võtame, siis see valem on, ma kirjutan siia ta S, ehk siis sektori pindala võrdub nüüd see kesknurk radiaanides korrutada raadius ruudus jagatud 2. Ja nüüd ma räägin, kuidas see on nagu loogiliselt tuletatav, et sa põhimõtteliselt saad ise ka tuletada, kuidas selle valemi sa kraadidest saad. Et mis mulle meeldib teha on see, et ma tean seda kraadides ja kui mul on kunagi vaja radiaanides kasutada, siis ma saan radiaanides arvutada välja või mõelda välja, kuidas ma selle radiaanides valemi saan, sest mul tegelikult läheb seda radiaanides valemit võrdlemisi harva vaja. Mul läks vist eksamil vaja ja noh, siis on mõni üksik ülesanne, kus mul veel on vaja läinud siiamaani. Aga kui on vaja, siis ma oskan selle tuletada, ma ei pea selle pärast kunagi muretsema. Nii, kui meil on radiaanid, siis me teame, et 360 kraadi vastab 2 pi radiaanile. Kui sa ei mäleta, mis radiaanid on, siis mul on selle kohta ka video, ma proovin siia panna selle kaardi, et see peaks nagu viitama, et saad minna vaadata, mis see on. Ja nüüd, kui mul on, ütleme, et mul on see alfa, on ju, noh, see nurk siin, ja ma tahan teada, palju tema radiaanides on, siis ma saan arvutada niimoodi, et ma korrutan need oma vahel ja siis jagan sellega. Ehk siis kasutan võrde põhiomadust. Siis mis ma saan, on X võrdub nüüd alfa korrutada 2 piid, 2 piid jagada 360 kraadiga. Ja sama hästi ma saan selle sama asja kirjutada välja ka niimoodi, et alfa jagatud 360 kraadi on korrutada 2 piiga. Need on täpselt võrdsed. Nii, ma võtan siis selle sektori pindala ja nüüd ma võtan selle valemi, mis me enne välja mõtlesime, on ju selle valemi siin. Ehk siis meil on pi r ruut korrutada alfa jagatud 360 kraadiga. Ja mis me saame teha, kui me seda valemit siin valdame? Me saame korrutada nii lugeja kui nimetaja 2. Miks me seda teeme, on see, et meil pärast oleks lihtsam asendada teatud arvud siia asemele. Ehk mis me saame, on ma teen niimoodi 2 korrutada. No tegelikult see 2 võime siia kohe keskele panna, siis nimetajas neil niikuinii ei ole midagi rohkem. Nii, 2 korrutada pi r ruut korrutada alfa 360 kraadi. Ja samamoodi me saame selle kirjutada ju hoppiski välja niimoodi, et meil on alfa 360 kraadi korrutada 2 piid korrutada raadius ruudus ja siis siin meil on veel see murrujoone all on samuti 2. Ja nüüd mis me saame vaadata on see ju, et me näeme, et see osa siin on identne selle osaga siin. Mis tähendab, et me saame selle x-i, see osa on sellega võrdne, on ju? Ja see osa on sellega võrdne, ehk siis me saame nüüd asendada, see on asendusvõte põhimõtteliselt. Nagu kui me lahendame mingisuguseid võrrandeid, siis me asendame samasuguseid asju üksteise sisse, siin me saame täpselt sama teha. Ehk siis mis me nüüd teeme, on see, et me paneme siia terve selle kollaka rohekaga kirjutatud asja asemele x-i, sest see x võrdub täpselt see. Ja siis me ülejäänud paneme nii, nagu nad enne oli. R ruut on ju ja siis jagatud 2. Ehk siis R ruut tuleb siit, 2 tuleb siit. Hästi, ja kui me nüüd vaatame, siis see on täpselt sama, mis see. Ja selle, kust me saime selle, oli lihtsalt see, et me võtsime selle sektori pindala kraadides ja siis panime sinna radiaanides asemele selle kesknurga. Ehk siis see on see viis, kuidas kui sul on vaja, sa saad tõestada või siis enda jaoks tuletada selle radiaanide versiooni sektori pindala valemist. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.